Eestist lahkus ligi 500 kuni 700 USA sõdurit. Kui palju Ameerika sõjaväelaseid siia jäi, TV3 uudistele ei öeldud, kuid juttu on olnud vähem kui 100 inimesest. USA on hetkel läbi viimas väehoiaku ülevaatust Euroopas tervikuna. See on protsess, mida USA teeb regulaarselt, seda on varem tehtud ja seda tehakse kindlasti ka tulevikus. Selle protsessi raames on USA täna otsustanud nende operatsioonilised vajadused, nõuavad seda, et mõned nende üksused liigutatakse siit poolt välja. Nüüd oluline selle puhul on mainida seda, et tegemist on lihtsalt ühe protsessi ülevaatusega, et see ei tähenda seda, et USA väed on siit nüüd pikalt läinud, vaid et seda vaadatakse üle ja mingisugune kohalolu siin kindlasti ka tulevikus säilib. Aga kas see Eesti julgeoleku mõttes muudab midagi, et neid praegu kohal ei ole? Eesti julgeoleku mõttes kõige olulisem faktor on see, et meil on iseseisev kaitsevõime ja meil on kollektiivkaitsevõime, mille üks osa on ka liitlaste kohalolu Eestis. USA kohalolu Eestis on väga oluline, küll aga ei saa selle kõrval jätta mainimata seda, et Eestis on lisaks ka USA sõduritele üle 1000 või isegi rohkem, peaaegu 2000 sõduri kandis liitlassõdureid. Julgeolekueksperdi Meelis Oitsalu sõnul ei kujuta USA sõdurite ajutine lahkumine Eesti julgeolekule mingit ohtu. Pigem juhib ta tähelepanu sellele, et USA ja Eesti kaitseministrite hea läbisaamine võib olla ainult näiline. Hanno Pevkur on siin eriti sotsiaalmeedias ja nii edasi üritanud näidata, kuidas tal on justkui erisuhe, eks ole, Pete Hegseti ja Ameerikaga, et selle võiks nagu nüüd ära unustada. Et siin on näha ka, et Pevkuril on raskusi tegelikult raskete uudiste eetrisse toomisega. Et meil oli siin just Lõuna-Eestis meil oli hiljuti üks droon siin, eks ole, leiti ja üle 10 päeva ei suudetud öelda, et on lõhkeainega droon maandunud Lõuna-Eestis. Nüüd on üks pataljon kadunud, jälle kõigil suu vett täis. See kommunikatsiooni osa on ka kahtlemata teema, sellepärast et praegu ka ajakirjandus ise nuuskis välja selle vägede lahkumise, aga ametlikku teadet selle kohta tulnud ei ole. Miks ei saadetud USA sõdurite lahkumise kohta ametlikku teadet? Selle kohta on erinevaid infokilde välja käidud ja siin peab vaatama pigem USA poole, kes on seda infot välja andnud. Et meie kindlasti USA eest spekuleerima ei hakka. Suve jooksul peaks Eestisse saabuma uus USA sõdurite rotatsioon ning viibima siin käesoleva aasta lõpuni. Järgmiste aastate osas on USA vägede kohaloleku küsimus aga lahtine. Kui USA peaks otsustama, et järgnevatel aastatel vägesid Eestisse ei tooda, siis mida see Eesti julgeolekule tulevikus tähendaks? Asjad on halvasti, et me võime siin siluda, ma vaatasin Kaitseministeerium ka pani täna Facebooki postituse seal Ankara kohtumisel, kuidas nagu ühtsus ja vankumatus ja need asjad kõlavad ammu juba nii õõnsalt, et sellest ei tasu rääkida. Me peame mõtlema lihtsalt pragmaatiliselt, kuidas ennast vee peal hoida ja ka ilma usata, ütleme, Eesti, Balti riigid ja ka piirkonnariigid on juba nii tugevad, et ilma usata ka väiksema sõja me saame Venemaaga ise ka peetud. Et sellepärast ma ei muretse. Aga küsimus on selles, et mis signaale anda praegu väga ebaadekvaatses olekus olevale Putinile. Reisneri sõnul pole muretsemiseks ega spekuleerimiseks põhjust. Ja oluline on siin rõhustada endiselt seda, et USA on üks mitmes liitlasriigis, kes on Eestis oma sõdurite koha peal, aga lisaks sellele on meil ka UK ja Prantsusmaa, kellega me regulaarselt harjutame Eesti kollektiivkaitset. Et selles mõttes, et ei tasu sellesse teemasse võib-olla liiga dramaatiliselt suhtuda.